Sit ready. Attention. Ja tänase võistluspäeva kolmas põnev finaalsõit on just startinud, te näete siin võistlemas siis 12-ndike neide, Jüri Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Jaan Poska ja Tartu Raatuse Gümnaasium ja hetkel on juhtimas Jaan Poska. Muuseas, nemad olid eelsõitude põhjal Tallinna Reaalkooli järel teised ja näete, et Tallinna Reaalkool on väga võrdses seisus hetkel Jaan Poskaga. Tundub, et siit võiks selguda ka tänavuse alfa kuldmedalist aastal 2012. Jüri Gümnaasium koos Tartu Raatuse Gümnaasiumiga jagamas hetkel kolmandat-neljandat positsiooni. Sellest andsid märku sellest duellist ka eelsõiduajad, kus nad olid ise võrdselt. Ja mulle tundubki, et kaks sellist kaheliikmelist gruppi on nüüdseks eraldunud ja lõpus see seis väga palju muutuda ei tohiks. Ja Jaan Poska siiski on siin praegu näitamas siiski, et nad on napilt paremad Tallinna Reaalkoolist. Läbida on vaid 150 meetrit ja kas nad suudavad nüüd oma edu hoida või pigem kasvatada igatahes Jaan Poska gümnaasiumi tütarlapsed on hetkel liikumas liidrina ja vähem kui 100 meetrit seda finaali jäänud sõita. Mulle tundub, et nende edu enam ei suuda ka Tallinna Reaalkooli võistkond väärata ja ütleks, et kolmandiku sellise virtuaalse paadi jagu on Jaan Poska gümnaasiumi edu hetkel Tallinna Reaalkooli ees. Aga nüüd Jüri Gümnaasium tõuseb sealt Reaalkooli kõrvale ja võidab Jaan Poska gümnaasium 1.51,5. Palju õnne Jaan Poska võistkonna osalejatele ja juhendajatele. Teine on Tallinna Reaalkool tulemusega 1.52,0. Kolmas Jüri Gümnaasium 1.52,5. Silver medal Tallinna Reaalkool, hõbemedal Tallinna Reaalkool. Üks 52,0. And now gold medal, kuldmedal Jaan Poska gümnaasium ja tulemusega 1.51,5. Teeme selle vanuserühma parimatele lõpuks veel ühe suure aplausi. Ootame teid tagasi juba siia järgmisel aastal, mille alfavõistlus peab oma 20. juubelit.